Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 11.08 on kell 23. mai ja digitund alustab. Hans Lugas, Henrik Roonemaa Eesti parimast tehnoloogia uudiste portaalist Geenius.ee ja Meelis Väljamäe Eesti parimast elektroonikakaupade poest Euronics.ee on meil täna siis stuudios. Kõik on Eesti parim. Ja meil on Eesti parimad uudised ja vist isegi ka analüüs teile täna ette kanda. Alustame sellest, et Sony uued telefonid jõudsid ka Eestisse. Hansul on üks käes, see on kuldne ja me räägime, kuidas on. See on tegelikult roheline, aga räägime veel sellest, et Microsoft müüb ära nüüd telefoni äri, vähemalt osa sellest ja Nokia tuleb tagasi. Uued Moto G telefonid kuulutati välja, et kes tahab odavat ja head, vaatame peale, kas need on endiselt odavad ja head. Kui te ei näe ETV kanalitest subtiitreid mõnikord oma moodsa telekaga, siis te ei ole hulluks läinud, seal on tõsine viga sees. Swedbankil on palju makse uudiseid. Maksta me tahame, aga saate teises pooles võtame ette eelmise nädala kõige tähtsama tehnoloogia sündmuse Google'i suure aastakonverentsi ja räägime lahti, milliseks Google muutub ja kuidas kõik teised Google'ist on maha jäänud. Selle peale läheb meile saate teine pool. Digitund. Ma pean nüüd küsima, et mis mõttes roheline? Mulle tundus ta täitsa kuldne. No see on, ütleme, see silmanägemise test. Et kas nad nimetavad seda mingi gold green? Lime gold vist. Lime gold. Lime gold. Laimist on asi väga kaugelt. Ühesõnaga Sony eelmisel nädalal tõi siis Eestis esitlusele välja oma selle aasta uue seeria, telefoniseeria. Teatavasti, kes vähegi nutitelefonide maailmas ringi vaadanud, siis teab, et Sonyl on nüüd aastaid olnud see Z-tähega seeria, kus on siis näiteks Z, Z2, Z3, Z5 ja see Z-seeria on läbi. Ja muide, Z-seerias on ka Eesti, mis vaeldamata üks kõige kihvtimaid ja populaarsemad telefon, on need väiksed, aga võimsad kompaktid. Ja need muutuvad populaarseks pärast aastat. Kui nad on aasta aega müügiselt kõrge hinnaga, siis lastakse ne hind umbes kuskil poole peale ja siis nad muutuvad ülipopulaarseks. Sest et nad on sisult on nagu täielik tipptelefon, need kompaktid olnud. Nüüd on see aeg läbi, enam ei ole Z ega Z kompakte, nüüd on uus seeria käes, minu käes on siis Xperia X ja selle sõsartelefonid on lahjem versioon XA ja võimsam versioon X Performance ehk siis nagu selline jõudlusmudel. Ja aga see Xperia X peaks olema nüüd, kuidas selle öeldaksegi sellisele massiturule mõeldud iga mehe parim telefon, mida Sonyl praegu osta võiks. See on siis Sony nägemus maailma asjadest. Ja erinevalt siis vist sellest performance'ist ta ei ole teab mis vingete tehniliste näitajatega, et seal on keskklassi protsessor, korralik 5-tolline Full HD ekraan, no ei ole midagi rabavat, aga on väga korralik keskmine. Ja ma arvan, et selle, ütleme tänapäeva, kui ma vaatan telefoniturgu, et selle eest võiks maksta 300 eurot. Võib-olla oleks, kui Sony, ta on tegelikult selline ilus ja omanäoline, et 490. No väga hea, täpselt Sony sõnad on need, et me ei keskendu sellele numbritele, mida see riistvara siin tees suudab, me keskendu ilus, sinu elustiiliga. Mina keskenduks, mina tahan maksta 490, Meelis tahab maksta 390. Palju tuleb maksta? 600 eurot tuleb sellest maksta ja sellest tuleb tõesti keskklassi sellise protsessori ja riistvaraga telefoni, mis ei ole enam veekindel, nagu vanasti olid. Ei olegi või? Ei ole sama veekindel. Kaamera, mis eelmine aasta. Sama kaamera, midagi uut tegelikult ei ole. Ainult natuke kehvemaks läinud ja kallimaks. Ja päris hea algus meie saate. Suurus on toodud nagu keskele kokku, eks ole, et enne oli suurem mudel, väiksem mudel, nüüd on üks keskmise suurusega mudel. Ta on 5 tolli. Kõik 3 mudelit, mis on, see seeles on kõik ühe suuruseks. Tegelikult on nii, et see natuke, mulle kõige rohkem meeldib see lahja mudel, sest see on kõige parem hinnakvaliteedi suhe. Selle nimi on XA siis. Ta on tõesti, ta on sama suur ekraan, aga kuna nüüd Sonydel teatavasti on sõrmeljelugeja siin kõrval olevas nupus ja sellel lahjal mudelil ei ole sõrmeljelugejat, tundub nagu miinus, aga tegelikult selle võrra on sellel lahjal mudelil on ekraan on telefoni servast serva ja näeb välja palju ulmelisem ja kihvtim telefon. See on see odav XA, mis maksab 300 eurot. Mis on poole odavam kui see, aga peaaegu sama äge ilma sõrmellugejata. Ja nüüd on siis Sony selle strateegia on see, et kui ta siis oled selline inimene, kes tahad tõesti saada viimast oma telefonist, siis sa maksad veel 100 eurot, veel 700 eurot kokku ja saad X Performance mudeli, mis on siis veekindel ja selle Snapdragon 820 viimase protsessoriga, nii et tahad parimat Sonyt, siis on see põhimõtteliselt sama, mis eelmise aasta mudel maksab 700 eurot, tahad soodsat ja head on 300 eurot ja nüüd see 600 euroni X, mis mul käes on, kahjuks nagu ei suuda mitte millegagi nagu võluda. Läheme edasi. Jah, midagi ei olegi rohkem öeldamist. Microsoft
ma ei tea, kas ärme räägime Microsoftist, meil kulub selle peale rohkem aega, ma vaatan, meie reklaamipaus tuleb peale. Räägime parem selle Moto G kähku ära, sest see läheb samasse ooperisse. See lähebki väga samasse ooperisse kui Sony, ehk siis nad on tõstnud kõvasti hinda, teinud suhteliselt lahja mudeli ja sellest on nagu väga kahju. Moto G on ju olnud ülipopulaarne Eestis, eks ole, hind alla 200 euro, selle eest paremat telefoni on olnud üliraske leida, praegu ma vaatasin, ma ei tea, Ronixis võib-olla ei olegi enam müügil, aga Klikista oli vist kas mingi 160 või mingi sellise hinnaga umbes 160-170 eurot, siis see nii-öelda eelmine mudel, mis praegu on praegune. Aga uued tulevad siis, no ikkagi ma vaatan, et tehnilisi näitajaid on ju tõstetud, et ekraan suuremaks läinud 5,5 tolli lausa juba väga suur pürakas. Jah, korralik suur aku, sama perekonna protsessor nagu sinu selles Sonys, et keskklassi protsessor ja nii edasi, sõrmele lugeja, kõik on nagu peal, aga hinnad ei ole tegelikult ju väga hullud, 220-260 eurot. Parem kui see 600 eurone Sony vastu. Arvestada siin Euroopa hindus, mis kindlasti võib tulla kallim maksa asi. Tegelikult on ju see, et pluss, millel on see sõrmele lugeja ja muud sellised head omadused, parem kaamera on ikka suhteliselt kallis, et Moto G, 300, Moto G ikkagi oleks nagu atraktiivne siis, kui ta jääks alla 200. Olgu, aga Sony see soodusmudel on 300 eurot ilma sõrmele lugejate veel. Ikkagi hoopis teises hinna kvaliteedi klassis on mingi Moto, nii et väga hea. No, võib-olla. Ma lihtsalt siin käin oma vaimustust, kuna Moto E on aastaid on ikka nii super pakkumine hinna kvaliteedi suhtes. Aga tegelikult ma saan Meelisest aru, kes küsib, et kas sa 300 euro eest tahaksid Moto G-d osta. See on plastmassist must plönn. Minul on siin selline teooria hoopis, et Lenovo üritab nagu Motorola brändi peale praegu liigu lasta, nii palju, kas brändi järgi olnud. Ja on näha ju, et tegelikult Lenovo ei saa sellega hakkama erinevalt arvutiturust, kus ta on IBM-i ülevõtmisega omal ajal nagu kõvasti nagu kasu teeninud ja praegu ka hetkel maailma suurim arvutitootjaks. Siis telefonidega ta on oma edu Hiina turul täiesti käest ära andnud, ta on top 5 välja kukkunud, kui vahepeal ta oli suurim müüja Hiina turul. Ja ta ei ole ära suutnud kasutada ei oma brändituntust, ei oma müügikanaleid, mis ta väga head on, nii et tegelikult nagu Lenovo väga hästi ei oska nagu seda äri teha ja sellest on veits kahju. Ma olen suga nõus, kuna teatavasti kogu Moto G esimene mudel oli just üks maailma enim müüdud nutitelefon üldse. Nii et see on nagu suurim selline vara praegu Lenovo, nad praegu kasutavad seda ära. Ilmselgelt nad ei oska seda väga hästi ära kasutada. Aga viimane detail veel, Moto G, ka uus versioon on pritsmekindel, nagu senine on veekindel. Pritsmekindel või veekindel, seal on ka vahe. Vihma käes võid rääkida. Jah, hea küll, teeme reklaamipausi ja siis räägime sellest, kuidas Nokia Androidi telefonid võivad tulla varsti juba voodi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Me oleme eetris tagasi ja nagu lubatud, siis räägime nüüd eelmise nädala ühest võib-olla suuremast pommuudisest, kus seal on mitu asja kohe koos, et seda on võimalik väga mitmel moel lahata. Microsoft müüb ära oma osa sellest Nokiast, mille ta ostis. Ehk ta müüb ära nii-öelda nuputelefoni äri, ehk siis see, mis veel kandis Nokia nime või sai kanda. Ja oli, jah. Aga selle Lumia ehk nutitelefoni äri jätab ta ikkagi endale. Nii palju kui sellest alles on. Aga mis nuputelefonist saab nüüd siis? Selle ostab ära üks kummaline seltskond, mis koosneb ühelt poolt Foxconnist, kes on siis Aasia elektroonikavabrik, hiigel suur, eks ole, ja ma olen Hiina üks suuremaid tööandjaid. Ja teiselt poolt on selles ostjate seltskonnas selline firma nagu HMD Global OÜ, mis on endistest Nokia juhtidest ja vist ka mingil määral Nokiast koosnev moodustis. Ja nad on saanud siis Nokialt 10 aastaks brändilitsentsi ja kõik patendid ka, mis on vajalikud selleks, et Nokia telefone edasi toota, nuputelefone, aga B, siis see HMD Global on teatanud, et nad kavatsevad ikkagi tulla nutitelefoni turule Nokia brändiga tagasi ja Androidiga. Nii et me ilmselt näeme seda, kuidas Nokia Androidi telefonid jõuavad müügile millalgi. No järgmine aasta ilmselt, jah. Siis, kui Nokia veel läks inimestele korda, siis öeldi, et miks te ei läinud kohe alguses Androidi peale, valisid Windows Phone'i ja muid halbu lahendusi. Nüüd on siis parandavad selle vea nii selles mõttes, bränd pannakse kokku. HMD on ilmselgelt selline katusorganisatsioon, kes tegelikult ongi Nokia konsoli all ja kes nagu on puhver selle litsentsi ja suure Nokia vahel. Aga tegelikult jah, et kuna Foxconni tugevuseks on see, et nad suudavad väga
heade hindadega, ütleme siis väga, väga efektiivselt toota asju, et nad, nende tootmine on nagu viidud nagu pisiasjadeni ideaalseks, siis sealt ilmselt on võimalik nagu konkurentsivõimelise hinnaga asju teha. Ja lisaks sellele 350 miljoni eest, mille eest Microsoft Foxconnile selle Nokia nuputelefonide äri maha müüd, nad said ju kauba peale ka tehase ja müügivõrgu tegelikult nii palju, kui seda oli, mis on oli ka tegelikult päris suur globaalne logistika ja müügivõrk, nii et nad andsid kõik ära. Ja me just siin enne arvutasime kokku, et Microsoft vist on kaotanud nüüd selle Nokia ostuga kogu selle kahjumite ja ostusummaga $10 miljardit. Sinna kanti, jah. Et see nuputelefoni äri läks 350 miljoniga dollariga, siis AMD kavatseb järgmise 3 aasta jooksul $500 miljonit juurde panna. Geniaalne nükkenelt Nokia juhtkonnalt Microsoftile see asi nii-öelda sülle lükata korraliku summa eest. See on muidugi see, et ma tegelikult ei tea, kui palju tehas ehitamine maksab, aga võib-olla maksab peale veel, kui see 350 miljonit niimoodi ei ole väga suusam. Aga igatahes saame näha, et ma miskipärast ei usu, et sellest asjast oleks tulemas mingit suurt sellist tootearendust ja innovatsiooni, et ta tooks turule midagi revolutsiooniliselt uut, ma ei tea, aga need summad, mis investeeritakse, see kõik ei lõhna selle järgi, see lõhnab ikkagi selle järgi, et me saime odavalt kätte brändi, tehase, tootmisvõimaluse, paneme logo külge ja Androidi peale ja hakkame müüma. Ma olen sellega nõus. Esiteks on see, et Nokiast on ju läinud minema kogu anne, eks ole, nii kaamera kui tarkvara inimesed, nii Microsofti kui Apple'isse kui kolmandasse kohtadesse. Ja sellest on muidugi ühtepidi kahju. Teistpidi on see, et mina olen aru saanud, et nagu selle HMD moodustamise üks nagu mõte ongi see, et hoida nagu natukene neid päitseid nagu tugevamad pihused, mitte nagu päris nagu hiidlasele Nokia logo peale visata, vaid natuke ikka vaadata, et milline hiidlane see on. Et Soome lõhna oleks ka telefonis, sauna ja kaseviha lõhna. Aga selge põhjus on tuua paralleel meie saate algus oleva Lenovo ja Moto G teema, kus tõesti kasutatakse Moto G edu ja brändi ära selleks, et nüüd võtta sest maksimumi võimalikult pikk hoovõturada või siis seal on natukene nagu sama asja juures, kuna kuigi Lenovo üritab ka optimeerida ja kulusid kokku hoida ja inimesed saad nagu lähevad järjest minema, aga nad natukene on ikkagi, kuna nad ise nagu kiidavad, et Moto G on ikkagi disainitud USA-s ja ühesõnaga nad üritavad natukene nagu seda samamoodi nagu seda brändi kvaliteeti hoida teistsugune. Jaa, aga seal on see probleem vist, et Motorola on lihtsalt hästi USA-keskne bränd, et meie siin teame teda, aga me tõenäoliselt ei armasta teda kaugeltki mitte niimoodi, nagu meil on soov armastada Nokiat ja Nokia on mitte ainult Eesti, vaid ta on palju globaalsem bränd. Et Nokia ütleb ikkagi pea igas maailma riigis midagi erinevalt Motorolast, nii et selles mõttes nad ilmselt hakkavad tegema suhteliselt sama asja täpselt nagu Lenovo tahab teha Motorolaga, aga neil on palju parem stardipositsioon selleks, aga sellest hoolimata ma kordan üle, et mina sealt mingit suurt innovatsiooni ei oota. Jah, võib-olla saame ilusaid telefone. Võib-olla saame lihtsalt häid Android, äkki see ongi tulevik, et Google ehitab oma AI-d sinna sisse ja meie saame normaalseid kenasid Androidi telefone, aga tegelikult tuleb ikkagi tähele panna, et kogu see nutitelefoni äri jäi ju Microsofti alles ja hästi palju Nokia inimesi tõesti, nagu Meelis mainis ju, kõik kaamera, fotopool oli ju Nokial väga tugev, eks ole, et nad läksid ju kõik Nokiast minema ja jäid ka nüüd sinna Microsofti suuremalt jaolt. Mis sellest edasi saab, mina olen siin saates juba korra öelnud ja ma võin seda korrata, et tõenäoliselt, kui tuleb midagi, siis tuleb järgmine aasta Surface telefoni, kui see nagu põrub, mis tõenäoliselt juhtub, siis nagu siis ei tule üldse midagi. Et Microsofti nutitelefoniga läbi. Siis läheb teise 300 miljoni eest läheb see nutitelefoni äri järgi kellelegi järgmisel aastal. Võib-olla see anne, mis on suunatakse teistesse projektidesse, kuna Microsoftil on nagu ikka mitu rauda korraga tules, aga eks paistab. No mul ei ole midagi lisada. Kurb lõpp. Inimesed, kes vaatavad ETV-d, ETV2, ETV+, ja te vaatate, et on võõrkeelne saade, kus all on subtiitrid ja siis subtiitrid kaovad ühel hetkel ära, vilguvad, midagi juhtub valesti, siis teie peas ei ole midagi viga, teie teleka ja telekanali vahel on mingisugused probleemid. Nimelt on siin erinevad televaatajad põhjusega kurtnud, et ei tööta subtiitrid alates eelmise aasta septembrist ERR-i telekanalites. Mis see peab olema? Sul peab olema ERR-i kanal ja Samsungi teler. Ja see telekate probleem ilmes esialgu Samsungi telerites paari aasta käikudes olevate mudelitega. Nüüd ma isegi nägin, et mõned teised väiksemad brändid, mida ma ei oska välja tuua, on sama hädakallal ja probleemile lahendust nagu ei olegi. Teatavasti siis eelmisel septembris läks ERR üle siis HD kõrglahutusega pildi kvaliteedile, kus hakati subtiitreid siis edastama teistmoodi, et vanast olid lihtsalt pildi külge keevitatud nii-öelda. Pildi sees oli subtiiter ja neid ei saanud mitte näha. Nüüd uus digiedastus tähendab seda, et siis subtiitrid tulevad nagu eraldi tekstina kaasa ja see käib mingisuguse standardi järgi, mida ERR ütleb, et me oleme selle standardi võtnud kasutusele nii nagu peab, et see töötaks kõikides telerites. Ja Samsung
ütleb, et nemad on samuti võtnud selle oma teleetrist tööle pannud nii nagu peab. aga ei tööta, tulemus on see, et ei tööta, jah. LG teleetrist töötab, Philipsites töötab ja kõigis teistes ka. Nagu hästi naljakas, kuna see standard on vähemalt 10 aastat vana, et see ei tohiks nagu probleem olla. Oota, aga see on siis ainult ETV-ga ja ainult Samsungi telerites. Kas see sõltub ka sellest nii-öelda operaatorist, kust see pilt tuleb või sõltub? Ei, see ongi, et mitme eri operaator sinna STV klient rääkis, Starmani klient rääkis ja ühesõnaga sõltumatu, kuna see subtiitri stream on üks osa sellest TVP digitaalsest voost, mis alla tuleb ja kuidas siis tele seda lahti pakib, kuvab. Aga mis siis nüüd saab? No vaat, ja ei olegi muud probleemi, muud lahendust probleemile, kui keel ära õppida. Keel ära õppida, osta uus teler, mis kõlab ikka väga küünilise soovitusena, näiteks kes see soovitas seda? Samsung seda ei öelnud ametlikult, küll aga läbi ridade vihjavad, et meie uusimatel teleritel, selle aasta mudelitel seda probleemi ei ole. Oot, aga siis on probleemi nende poolel järelikult, kui nende uued telerid töötavad ja vanad ei tööta. Lahendus, mis nad pakuvad, on see, et kui teil on see mure, siis andke meile teada, helistage meie Baltikumi klienditeenindusse ja me edastame selle otse Koreasse. Ja siis Koreas vaadatakse, et kus see kala ikkagi on ja kas me saame sealt süsteemist välja. Aga nad ei ütle, et see on nende telekate viga. See on nende ametlik kommentaar. Nii et väga loll olukord. Ei olegi midagi muud öelda. Kummaline. Eks? Võtan vaikselt. Ma hakkasin mõtlema, et kuidas ikka nii saab olla, aga loodetavasti keegi selgitab välja, kuidas nii saab olla. Meil on aeg minna reklaamipausile ja siis tuleme tagasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund on eetris tagasi, Hans Lõugas, Henrik Roonemaa, Meelis Väljamäe on stuudios ja me katsume nüüd siis analüüsida ühe väga pika joru uudiseid ära. Ja need uudised jõudsid meieni valdavalt kolmapäeva õhtul Eesti aja järgi. USA's oli siis hommik Läänerannikul ja sellel hommikul astus lavale Google'i juht Sundar Pichai ning kuulutas, ma ei teagi, mis ma pean ütlema, kuulutas välja või uue ajastu. Põhimõtteliselt vist küll, või ta tegelikult ei kuulutanud otseselt välja, mis täna oleks nii-öelda saadaval ja kohe tuleks, aga ütleme, ta joonistas siis sellise pildi lähematest kuudest ja isegi lähematest aastatest sellest, kuhu Google on liikumas. Ja see pilt oli selline, et miks see tõmbas minu tähelepanu, oli isegi see, et isegi inimesed, kes on olnud väga Google'i kuidagi kriitilised ja väga, ütleme, Apple'i ja sellise privaatsuspoole pooldajad, hakkasid korraga kõnelema sellest, et Apple'i jaoks võib siin olla väga oluline nagu hetk selle Pichai esinemisega seoses, et Apple'i jaoks võib tekkida selline Nokia või BlackBerry moment, kus sa oled oma ühe asja lihvinud vaata, et täiuslikkuseni sa oled absoluutne selle nagu kuningas, nagu Apple on iPhone'ides ja nüüd võib juhtuda, et see mäng kolib sinu liivakastist ära ja sa ei ole valmis seda tegema. Räägime kõigepealt äkki need üle, mida siis eelmisel nädalal need välja toodid, et tooted. Tegelikult ta tõi välja ühe asja ja selle nimi on tehisintellekt. Et kõik need muud vidinad seal ümber seonduvad sellega. Ehk et see Pichai esinemine oli selline, kus ta joonistas välja tulevikku ja ütles, et see, mismoodi me nagu praegu kasutame arvuteid, telefone ja internetti, kuidas me üldse praegu suhtleme masinatega, et see on väga kiiresti muutumas ja Google tahab olla väga kõige esimene seal muutjate seas. Neil jääga midagi muud üle. Ja neil jääga midagi muud üle ja teiseks, et neil on väga hea positsioon, et nad on tegelikult aastaid investeerinud ja tänaseks on siis seis, kus Google mõistab inimkõnet tõenäoliselt kõige paremini maailmas, oskab tabada konteksti ja seoseid kõige paremini maailmas, oskab kuulata inimeste soove ja täita inimeste soove ja olla meile abiks tõenäoliselt kõige paremini maailmas. Et Google'i sellel iseõppival närvivõrgustikul on siis Pichai sõnul tänaseks aru saama miljardist asjast maailmas. Mis on, ma ei tea, see ilmselt ei ole nagu ülemäära palju tegelikult, kuigi see on suur number, aga Google'i arvutid saavad inimestest ja maailmast aru paremini kui keegi teine praeguseks ja nad kavatsevad seda hakata ära kasutama. Siin on nagu see, et me tegelikult ei tea, mis Google'i laborites toimub, aga mulle on jäänud mulje, et viimasel aastal on natukene kui jäänud oma lorberitele seisma, sest eelmine aasta välja kuulutatud mis iganes, Now on Tap, eks ole, ei läinud nagu eriti kuskile ja tegelikult ma arvan, ka Google'i üllatusena on tulnud Amazoni ja Echo populaarsus on nagu nad natukene niimoodi
ootamatult tabanud neid ja ka Microsoft tegelikult teeb Cortanaga päris suuri nagu hüppeid, et Apple on Siriga jäänud natukene seisma, aga ma arvan, see ongi sellepärast, et nad on jooksnud selle privaatsuse seina vastu ja ilma andmeid kasutamata seal väga kaugele minna ei saa. Muide, väga väike repliik, sa mainisid toredat asja, Google Now on Tap, mina hakkasin seda kasutama umbes aasta aega hiljem, ehk nüüd maikuus olen kasutanud. See on see, et suvalisel hetkel Androidi telefonis vajutades nuppu skännib Google kogu ekraanil oleva teksti läbi ja leiab, et kas ma saan siit midagi aidata sinuga, sind selle ekraanil oleva infoga. Jah, aga no ütleme, tegelikult miks ta võib-olla on jäänud ka tahaplaanile on see, et selle tehisintellekti väljatoomine on suhteliselt keeruline asi, eks no, ja sa ei saa teda välja tuua, või sul on ikkagi väga raske teda välja tuua nii, nagu näiteks Apple armastab välja tuua uusi telefone, et on 2 aastat on vaikus, eks ole, siis hakkavad tulema mingid kuulujutud ja siis tõmmatakse korraga kate maha ja öeldakse, et siin on, vaid et seda ehitatakse väga niimoodi klots haaval, alguses ta ei tööta, siis ta on väga kehv, siis ta on natuke vähem kehv ja see kestab aastaid ja aastaid ja nad ongi seda tegelikult aastaid ja aastaid teinud erinevalt väga paljudest teistest firmadest. Selles mõttes ma ikkagi usun, et nende positsioon on nagu väga hea just olla nagu see, kelle nagu ökosüsteemi ja kelle arvutitega saab tõesti vestelda ja kelle arvutid saavad olla meile kuidagi uuel moel nagu kasuks. No, ma jagan lühidalt oma nagu nägemust sellest, et see on tegelikult väga põnev tõesti, mis Google eelmisel nädalal välja tõi, aga meil ei ole piisavalt andmeid infot, et hinnata, et kas nüüd Google läks mööda ja pani Apple ära või mitte. Kuna lihtsalt firmadel on erinevad strateegiad, kuidas nad oma maailmal oma tööd jagavad. Teate, mida Facebook, ma rõhutan, 3 vaal on veel kogu see seisab. 4. No kes 4 on? No Microsoft Amazon, Facebook ja Google. Ütleme, tehnoloogia maailmas, kes meid mõjutavad, tegelikult on Apple, Google, Facebook. Omal moel, igaüks suunast. Ja Facebook ja Google teevad seda, et nad peavad suure konverentsi ja räägivad, mis meie plaan on. Teatavasti Zuckerberg avalikustas selle aasta konverentsil oma 10 aasta plaani, 10 aastaku. Ja Apple ei tee mitte kunagi seda, nad ei tee ühtegi kuudki ette, ei nimeta seda, millest on vale järeldada, et neil ei ole plaani. Aga meil lihtsalt ei ole andmeid öelda, et nad nüüd jäävad igavesti oma põleva platvormi peale seisma, nagu Nokiaga ja me oma telefoni müüvad ja see on kõik. No ei saa jääda, Apple teab seda, aga teine asi on see, et mina arvan ikkagi, et kui me võtame need 4 suurt tiiglast, siis mina paneksin ikkagi nii Amazoni kui Microsofti praegu hetkel tehisintellekti koha pealt Apple'ist ette. Ja seda kindlasti. Ja pluss, mis Apple'i puhul, eks ole, on ju isegi Apple'i väga suurtele sellistele mitteametlikele kõneisikutele, nagu näiteks Marko Arment ja muud, eks ole, Gruber. Ja Gruber, jah, on probleemiks, on see, et Apple'i nagu sellistest viimaste aastate käitumisest ei ole näha, et nad sellega piisavalt tegeleks. Esiteks, Siri tiim jooksis minu meelest Apple'ist minema, tegid oma uue asja, eks ole. Teiseks, kõik nende teiste Amazoni, Microsofti ja Google'i need sellised hääleassistendid ja kogu see asi on läinud jooksvad kogu aeg paremaks ja Siri ei ole läinud paremaks. Siri tiim jooksis just selle pärast ära, et Apple ei lasknud teha asju, mida nad tahtlik, kui nad olid liiga mures privaatsuse pärast. Aga räägiks parem asjadest, muidu me siin jäämegi nagu... aga need asjad on kõik sellega seotud, mis tuli välja Google Assistant, mis on siis tegelikult uue nimega Google Now ehk senisest kuidagi laiaulatuslikum tehisintellekt, mis hakkab elama erinevates Google'i rakendustes ja äppides. See on nagu, mulle tundub, et selline alumine kiht kogu sellele kogu sellele Google'i uuele visioonile. Ma arvan, et see on hea sellepärast, et see eelmine nimi Google Now on segadust tekitav. Mis see Now on ja ta tundus selline praktiline tööriist, aga assistent on nagu proaktiivne, mingi selline abimees. Ja. Eriti kellega sa räägid, siiamaani praegu sa tegelikult ju kirjutasid enamasti Google Now'st. Ja siis see assistent hakkab elama tegelikult peaaegu kõiges, ma arvan, mida Google teeb, hakkab siis assistent elama. Ja nagu näiteks siis uued tooted on Google Home ehk Amazon Echo koopia või otsene konkurent ehk selline interneti ühendatud kõlar, mis ühest küljest mängib muusikat, kui sa talle ütled, okei, Google mängi muusikat. Ja kuulab kõik. Ja kuulab kõike ja kuulab su käske. Minul on nagu suuri probleeme selle nimega, kuna Google Home kõlab nagu rohkem mingi projekti nimena kui toote nimena, et siis järgmine aasta tuleb Home 2.0 või Home Plus või mida me edasi teeme, eks ole, et see ei ole nagu ühe toote nimi. Aga need demod, mida nad näitasid, olidki siis tegelikult täpselt sellised, nagu me vaata tulmefilmidest oleme näinud ja nagu nad nii Google kui Amazon kui ma arvan Microsoft tahavad teha, ehk et sa jalutad mingisse tuppa sisse ja ütled, et minu kallis tehilintellektist sõber,
aita mul teha seda, ma ei tea, mis need levinud näited on, saada lilli, broneeri mulle lennupileteid, kas ma peaksin juba asuma teele kuhugi, ma tahaks õhtul sõpradega minna restorani, mis oleks hea, ja ta korraldab neid asju sinu eest nagu taustal ära, nii et sa saad lihtsalt edastada mitte käsu enam arvutile, vaid soovi. Aru kontekstist, eks ole. Ja ta saab aru kontekstist ja sa ei pea iga käsku nii-öelda programmeerija mõttes alustama täislausega ja nullist, vaid sa võid hakata konteksti vestlusi pidama. Kuskil oli hea näide, et kui Google Assistanti käest küsida, et mitu lammast on Uus-Meremaal, ta ütleb sulle lammast arvu ja küsib, kes seal peaminister on? Et noh, ta saab aru, et tegemist on Uus-Meremaal peaminister, kuigi sa ei niveta. Ja sellised pisikesed asjad, mis tegelikult, mille taga, mis mulle tundub, et mille poolest Google võib-olla erineb mõnedest konkurentidest, on see, et selle taga ei ole selline jäik programmeerimine, et keegi on ükshaaval neid lauseid ette programmeerinud, vaid et selle taga on sügavam tehnoloogia, mida Google siis nimetab oma selleks deep neural network. Tegelikult, kas oli Pichai või keegi teine, kes laevalt ütles maha seda, et mõne aja pärast me enam ei programmeeri oma arvuteid, vaid õpetame nüüd? Jah, et mis ongi tegelikult ju põhimõtteliselt oluline, et me mitte ei anna nagu lause haavale ja õpeta arvutile maailma tarkusi, vaid me anname arvutile piltlikult öeldes õnge, mitte kala. Ja Google'il see õng on suhteliselt kaugel. Ja mis teeb selle eriti võimsaks on see, et nad üha rohkem avavad neid liidestena kõigile, ehk näiteks just Google Translate on saadavale äppides ja ka peaks keeleanalüüs tulema saadavale. Tähendab, mina tahan teha äppi, mis ütleme pakub, ma ei tea, kõigile eestlastele, ma tean, kus on Eesti parimad kalastuskohad. Ma teen äppi, mis laseb küsida, et teil olete siis huvilised kasutada äppi, et kuule, kus Eesti parimad kalastuskohad on ja see Google'i teenus tõlgib teie kõne minu jaoks siis päringuteks, mida minu äpp oskab vastata, Eesti parimad kalastuskohad on need järved. Ma arvan, me võime täpselt ette kujutada seda, et sa ärkad laupäeva hommikul üles, vaatad kena ilm on, eks ole, jalutad oma kööki ja ütled sellele Google'i kõlarile, et armas Google, et ma tahaks praegu minna kalale, et kus oleks, kuhu ma võiks minna või? Ja minu äpp teab neid fakte ja siis Google teenus tõlgib teie kõne siis selleks päringuteks, mis fakte... Ja kuni selleni välja, et ta võib öelda, et et sa elad, ma ei tea, et sa elad Tallinnas siin kohas, et see Pärnu maantee suund on, seal on jube ummik praegu, et ära sinna mine, aga et vaat Narva maantee poole on üks, pakub paar kohta sulle välja, nii edasi. Et see on lihtsalt üks võib-olla pisike näide, aga see on see, kuhu poole väga selgelt see kogu see tehisintellekti maailm tahab liikuda või see on see kasu, mida nad tahavad oma kasutajatele pakkuda, inimestele pakkuda. Kõige olulisem on nende jaoks ilmselt see, et kuidas seda rahastada ja see on keeruline. Jah, kui seal on ka mingisuguseid kummalisi mõminaid tulnud, et Google on, keegi Google'ist ütles, et ei ole päris kindel sugugi, et me tahame seda rahastada kuidagi reklaamipõhiselt. Ja keegi tea, mida see tähendab. Aga samas võib-olla on see näiteks miski, mille eest oleks keegi nõus kuumaksu maksma. Aga räägime kohe täst edasi ja teeme väikse pausi vahele. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame siis Google'i teemadel. Konkreetsetest toodetest rääkides 2 uut sõnumi äppi. Me peame vist niimoodi ütlema. Ühe nimi on Allo ja teise nimi on Duo. Allo on mõeldud peamiselt siis tekstisõnumiteks, nii nagu paljud chati äpid, mis meie telefonides elavad. Väga paljud. Liiga paljud. Ja Duo on videokõnede äpp. Allo puhul on huvitav moment on see, et kasutaja tunnuseks on mobiilinumber. Nagu paljudel teistel. Aga vähemasti seal lisab võib-olla sellist lootust, et kui millalgi läheb nende kokkusulamiseks, nende äppide kokkusulamiseks, siis ma arvan, et see numbripõhistel on väike eelis siin. Kindlasti on, mina ka ei viitsi küll kedagi kuhugi kutsuda, eks ole, number on olemas kontakttuugas, töötab ja palun blokkige mind, kui juba teile ei meeldiks. Aga Allo on ilmselgelt nagu see põhiline vahend, mille abil nad seda Google Assistanti üritavad siis nagu massidesse lükkama hakata esimesena. Jah, sest Alloos nad näitasid ka, need demod olid natuke naljakad, ma pean ütlema, aga põhimõtteliselt nad näitasid, kuidas Allo, kui ma hakkan näiteks sinuga Meelis Alloos rääkima, eks ole, siis meie vahel on kogu aeg Google'i tehisintellekt, kes jälgib ja pakub nutikalt välja vastuse variante, näiteks kui ma olen roolis või tänaval ei viitsi pikka lauset trükkida, et siis ta saab aru, millest vestlus käib ja pakub seal variante, kuhu peale klikkides. Nagu me lepime näiteks, ma ei tea, seal oli mingi näide, et õhtusööki lepiti. Tuligi kohe see privaatsuse teema sisse, eks ole, et ei ole krüpteeritud ja sellest nagu sa ei saa krüpteerides, muidu arvuti ei saa vahele. On jahutud nagu pikad, et miks seda ei tehtud ja et miks on nagu incognito režiim, millega siis saab nagu krüpteerituna rääkida, see ongi sellepärast, et Google ei näe, ei saa seda aidata, eks ole. Jah, kui me ära krüptime, siis arvutivasik ei saa aidata meid. Aga seal oli sellised naljakaid asju, et see Google'i närvivõrgustik näiteks oskab
kuidagi teoreetiliselt mingis ulatuses aru saada, mis on foto peal, et see on mingi näide, et keegi saatis pildi oma koerast ja Google sai aru, et mis tõug see oli ja siis pakkus välja ühe nupuga võimaluse teha kompliment sellele. Ja ma kujutan ette, kui palju juba nalja hakkab sellega saama, keegi saadab oma lapse pildi ja siis Google pakub sai aru, mis on pitsa peal, mis tüüpi pitsaga on tegemist, eks? Midagi, pasta näide oli see, mereanni pasta. Aga et jällegi need asjad alguses tunduvad naljakad, aga ma vean kihla, et kui me oleme siin mõne aasta pärast, siis need tegelikult ei tundu enam naljakad, vaid nad on arenenud kasulikeks. Me ei oska seda ilma elada. Jah, siis me ei oska enam ilma. No näiteks Duo on see teine äpp, millega sa videokõnesid teha ja need tegelikult on praegugi eramusäppides, suhtlusäppides on video helistamise võimalus olemas, aga nüüd on siis võimalus, et saab teha koputust. Mis see reaalselt tähendab, et see, et kui mina helistan näiteks Hendrikule ja videokõnega, siis tema näeb oma telefonis, et keegi helistab sisse. Mina vaatan oma telefoni, ta ei ole veel vastu võtnud ja siis vahin seda sükse igavlema näoga seda telefoni, et võta juba vastu. Ja Henrik näeb juba enne kõne alustamist seda minu nägu, et kas ma olen midagi häid uudiseid tuua või mitte, ja siis ta saab otsustada, kas ta võtab vastu või mitte. Kujutage ette nagu ukse silma. See on ukse silm, jah. Selle kohta on ka erinevaid, seina arvamusi, aga minu arust on nagu otse ulmefilmist, Star Trekis oli kogu aeg, kui keegi nagu teeb videokõne, siis ta nägu oli ikka enne näha, kui sa vastu. Ja oli, jah. Ja nad väga suurt rõhku panid sellele, et see kõne vastuvõtmise tehnoloogia on kuidagi, nad ise ütlesid, et see oli ülikeeruline teha, aga et kui ma näen, et Hans helistab mulle, ma näen sinu videostriimi oma telefoni ekraanil enne, kui ma vastu võtan, ja nüüd, kui ma vastu võtan, siis on silmapilkne. On selle kõne nagu jätk, et seal ei lähe ekraan vahepeal mustaks või ei hakata mingit ühendust uuesti looma, vaid ma võtan nupule ja me saamegi kohe rääkida, et selle üle nad olid ise vähemalt väga väidavad, et see töötab ka hästi kehvades tingimustes, väga kehva signaali korral erinevad FaceTime'ist või mõnedes muudes. Aga see lootus oli just see, et inimesed tahavad videokõnesid teha ja vastu võtta, et praegu tõesti, kui Hans helistab, ma ei kujuta ette, mis konditsioonis ta on, äkki ma ei taha, ei viitsi jauramist kuulata. Vaatad, õhtul hilja tuleb kõne või öösel, siis saad aru. Kaks võinud, kas on mingi hädakõne, abivaja või siis on või lihtsalt iga inimesel. Jah, et nüüd siis ma näen, aga et see teeb kuidagi selle videokõnede vastuvõtmise lihtsamaks. Ma olen ühest küljest nõus, aga teisest küljest kujuta ette, kui sa oled ikka kuskil avalikus kohas või koosolekul või et su käest ei küsita ka, et terve see 5,5-tolline telefoni ekraan hakkab jelendama ja sa näed seal midagi, millel puudub igasugune kontroll. Ja see ongi see, et sa pead ikka teadma, keda sa enda listi lubad. Veel põnevad teeksid uudiseid, mida nad välja tõid, on üks ägedamad on see, et Android maailma kõige suurem mobiiltarkvara saab sellise võimaluse nagu Instant Apps, mis tähendab, et äpid, mida me praegu saame rakenduste poest, me valime välja, ostame või tasuta tõmbame, anname neile õigused ja siis see tõmmatakse meie telefoni, paigaldatakse, installitakse ja siis hakkab tööle. Instant Apps tähendab seda, et ma vajutan nuppu näiteks, et mingi äpp, siis see hakkab kohe tööle telefonis kohe. Et see tõmmatakse läbi veebi jooksvalt kohal, et sa ei pea enam äppe installima oma telefoni, vaid et kui kuskil kellelgi tekib vajadus, sa saad mingi veebilingi, eks ole, ma ei tea, booking.com, ja kui sul seda äppi ei ole, sa vajutad seda veebilinki, siis see äppist tõmmatakse täpselt see jupp otse laivis kohale, mida sul selleks vaja on. Ja see on väga suur asi. Ja sa saad põhimõtteliselt teha väikse mingi töö ära selle äpis, väikse asja ära teha või väikse eelvaate, mis on küll tähtis. Ja see on selles mõttes nagu hästi suur asi, et äpi tegijate peamine probleem on täna ikkagi see, et keegi ei viitsi neid äppe installida või kui nad on installitud, siis keegi ei viitsi neid kasutada. Teistpidi äpi tegijad jälle kurdavad selle üle või on mures sellepärast, et samamoodi, kuidas toimub rahastamine sellisel juhul, see on nagu nende... No niikuinii on juba enamus äppidest tasuta, raha sinna sai ka reklaami vahele toppida näiteks. Reklaami vist, ma ei tea, aga makse Google Pay käis. Toodi mingisugust näidet mingisuguse parkimismeetri äpi kohta, millega sai ka maksat teha üle veebiks. No mis Eesti kuulata on täiesti mõttetu, nii et lähme edasi. Parkimine on ja ameeriklased õpivad parkima alles mobiiliga, meie oleme seda juba 15 aastat teinud. Mis on 2 asja võib-olla veel? Lühidalt Daydream on nende uus platvorm virtuaalreaalsusseadmetele, mis koosneb siis Google'i poolt ette antud sellisest spetsifikatsioonist, et milline virtuaalreaalsuse võimeline telefon peab olema. See ei ole omaette telefon, vaid see on lihtsalt selline tehnoloogia öeldakse, et Daydreami toega tähendab, et VR jookseb seal sees. See on standard. Standard, jah. Ja sellega koos siis tuli välja peakomplekti selline referentsdisain. Et ma ei tea, see tundub rohkem olevat praegu tulevikku suunatud. Raske on öelda, mis sellest nagu saab. Suur võidu jaoks käib selles vallas. Põnev väike detail, sest sellega tuli kaasa idee poolest siis selline pulditaoline asi, mis aitab sul seal virtuaalmaailmas orienteeruda. Et praegu sa pead näiteks oma seda pulti näppima, mis su peas on,
siis komplekti, aga see on siis saame virtuaalse reaalsuse võib-olla natuke paremini veel massidesse. Aga seda näeb, eks sügisel tulevad esimesed mudelid ilmselt välja, mis seda toetavad ja siis me saame näha, mis sellest tegelikult saab. Ja muidugi üks asi, mida siin kirjas ei ole, mis on nagu väga oluline, millest me ilmselt peaksime teinekord pikemalt rääkima, on see, et Chromebookidele tulevad Androidi äpid ja see on väga suur asi. See on tõsi, selle me kuidagi miskipärast unustasin ära. Ma arvan, et seda peame rääkima pikemalt saates. Sest see võib muuta kõike ja väga palju, sest et Chromebookid juba näiteks Ameerikas olid müüdi rohkem kui Apple'i arvuteid ja eelkõige koolidesse ja kooliõpilastele ja noortele. Ja kui sinna Androidi äpid peale tulevad või? Jah, kõige suurem äppide valik. Jah, siis see võib tõepoolest võib tekkida küsimus, et kas ma tahan maksta 1500 eurot oma järgmise arvuti eest või äkki hoopis 300 või 500. Ja see võib ka väga hästi Microsoftile. Tõsi on. Kas mitte ei olnud ka, aga meie saate aeg kihutab sinna lõpupoole, me võtame järgmiseks nädalaks uued põnevad teemad ette ja senikaua teile siis mõnusat tehnoloogia nädalat.